Sellest me oleme palju rääkinud, et kuidas me oleme aga tuulelipud või siis autod, kes sõidavad sihitult, kui meil ei ole lõplikku eesmärki või põhiteadmisi hingest ja mateeriast ja loodusest. Sest nagu auto sõidab ringi. Sõidad, kuhu sa sõidad, ei tea. Või siis autopaak on tühi, ei oska täita, eks ju. Loengud, pühakirjad, meditatsioon, jumalused, pühad paigad, nii palju on kohti emaka loodus kõik, kus saab siis täita oma bensopaaki, seda või iga päev täitma, et kui sa hommikul ärkad üles, siis sa oled nagu lapsehoidja, et sul on 3 lütipudelit laua otsa peal, eks ju. Üks on hingelütipudel, teine on keha ja 3. on peenkeha, eks ju. Kõigil on vaja siis toitu. Kui sa ühe ära unustad, siis on jama, eks ju. Keha tervis, loodus, õige toitumine. Eks ju, füüsiline keha, mõte, mõistus, ta on nagu nii aktiivne, kontrollimatu. Et seal õiged mõtted jookseks, õiges suunas. Õiged teadmised, õiged kianad, teadmiste pagaseks, head eeskujud. Ja siis hing, sinu unikaalne hing, sinu unikaalne suhe, intiimne suhe Jumalaga, sügav, selle areng. Et 3 on vaja, aga selle jutu point, need me oleme kõik rääkinud, on selles, et me palvetame või otsime sümbolitest, rituaalidest abi ja kaitset, eks ju, selle maailma vastu. Et ma ei tea, kliima oleks parem, suhted parem, materiaalsed paremini, tervis parem, hästi palju, religioonid, koolkonnad, õpetused annavad siis seda teadmist. Aga tegelikult on olemas selline asi nagu, kunagi see on nagu Narashinga Kavacha, eks ju, kaelas, eks ju, Kavacha, Narashinga üks Bhaktavatsala jumala avaldumise vorme, üks tema liila avataaras, eks ju, kui muidu keerulist juttu rääkida, võib-olla mõnen inimesel natuke. Aga tema kaitseb nagu pühendunud. Ja siis, kui ma selle Kavacha endale sain, siis see pühendunud ütles, et väga hea, et nüüd inimestel on ju sees, et ma olen nüüd kaitstud, et pahade asjade eest. Materiaalse maailma kahesuse, igaste kiusatuste ja pattude ja iha-viha kadeduse eest väljaspoolt. Aga tea, et kui sa selle kaela paned, siis ta kaitseb sind küll, aga samal ajal ta teeb sulle ka, annab sulle vitsa, sest sa ise paned ka segast pidevalt, et su mõistus on kontrollijat välja, su enda teadus ei ole väga kõrgel kogu aeg vaja hoida teda balansis. Et tegelikult põhiline, mis me vajame, või põhiline sisemine meeleolu või palve peaks meil olema, et kallis Jumala emake loodus ja ma ei tea, esivanemad ja kõik minu hea soovijad ja kõrgemal asetsevad puhtad hinged ja elusolendid. Andke mulle õnnistus, et kaitsta mind ennast, mu enda madalate luupide, soovide, samastamiste, iha-viha kadeduse, alateaduse peenvormidest. Et kui seal on kõik korras, siis see väljas kaotab praktiliselt ja jõu ära. Kas väljas on halb ilm, hea ilm, keegi ütleb hästi halvasti. Kui see seest on nagu see teadus, on õiges kohas, õiges meelealus, õiges ühenduses, õiges praktikas, et siis me oleme nagu kaitstud. Muidu on niimoodi, et me oleme nagu üle kavalad, et iseendaga viitsi tööd teha omastast, me oleme viimase peal, me olemegi algselt puhtad, aga kuna me elame põliskihtides, kehalises ja psüühilistes kihtides, samastamistes, ekspluateerimises ja hankaras vale egos, eks ju, enamuse aja, siis tegelikult need on nagu vaenlane. See on vaenlane meie need motivatsioonid, et õiged motivatsioonid hoida, eks ju, mõistuses ja mõistuse töö. Et seal on vaja nagu abi ja õnnistust. Põhipalved ja jõu palumine peaks olema nagu sinna suunas suunatud, et neid neutraliseerida, valesi kruuve ja luupe ja samskaarasi.